tere, Valguse kanal Marge Youtube'i kanali vaataja, kuulaja, tellija ja olen tänulik kõikidele liitunutele sinu toetuse eest videode, kanalduste ja meditatsioonide üleslaadimisel. Ja seeläbi ka minu töö ja tegevuse hindamise eest. Olen tänulik ka kõikidele, kes laigivad või kommenteerivad. See annab mulle tagasisidet sellest, kui vajalikud on minu loodud videod ja kanaldused ja meditatsioonid sulle. Ja kui palju sa siis nendest enda jaoks midagi saad. Midagi sellist, mis aitab sul kas teadvustada midagi või siis edasi liikuda kuhugi või siis hingele rõõmu. Loodan, et saan aina rohkem sulle meeldivaid siis salvestusi siis üles laadida. Täna valin 3 kaarti valgusteadlikkuse inspiratsioonikaardite hulgast. Ja kuna on alanud uus nädal ja eile oli emadepäev, siis soovin sulle, et selline emadepäeva rõõm on saatmas sind igal päeval koos sinu lähedastega, toredaid ajaviitmisi, meeldivaid kogemusi ja armastavat suhtumist üksteisesse ja hoolimist ja lähedust. Ja veidi tahan rääkida täna ka AI-st, mida väga paljud, ehk siis enamus või kõik inimesed, ma usun, et iga inimene on AI-ga kokku puutunud, kas lasknud midagi tõlkida või siis koostada või koostavad AI abil enda postitusi. Ja sain ka ise kogemuse lugedes Voice Memorisse väikse teksti, ehk siis kanaldades, palusin AI-l selle siis kirjapilti panna, et mitte ise kulutada aega ja seda üles kirjutada. Ja on võimalik ka tekstiks.ee seda teha, aga see oleks võtnud ka veidikene aega siis alla laadida ja saata ja panna siis tekstiks eele siis üles kirjutamisse ja sealt siis jälle alla laadida. Et tundus lihtsam AI kaudu seda teha. Ja kätte sain siis selle üles kirjutatud teksti juba selliseks professionaalseks kirjutiseks looduna, mida ma ei oleks nagu osanud nagu ettegi kujutada. Et AI leiab, et minu koostatud tekst või kanaldatud tekst on siis mitte just ebapiisav, vaid ebakorrektne või pole täiuslik. Ja et seda teemat siis võiks temaga edasi arendada. Et mul on seda võib-olla vaja nagu toetavaks, et see teema areneks edasi või oleks siis perfektne. Palusin AI-l siis panna kirjapilt sellisena üks-ühele, nagu minul oli see üles loetud. Aga ma sain ikkagi teksti, mis oli mingites sõnades või kontekstides siiski muudetud. Seega sain ma kogemuse, et AI üritab siis näidata sulle, et sa pole perfektne, täiuslik ja ei oska paljusid asju, aga võib-olla ma tahangi olla oma moodi mitte täiuslik, vaid kui mul on mõni vale
kontekst sõnastuses. Võib-olla see ongi minu omapära. Ja kasutades AI-d juba ka selliste pikkade postituse tekstide koostamisel, öeldes talle võib-olla ainult teema, siis annad sa ära tegelikult enda identiteedi, enda mõtlemis ja loomingulisuse ehk mõtlemise ja loomingulisuse. Minnes lihtsamat teed, hakkad kasutama siis AI sellist toodangut, mis on tegelikult selline kunstlik ja nendes sõnastustes, mis on Facebooki postitustes ringlemas, on väga lihtne aru saada. Nad ei ole sellised loomulikud, pigem tühjad ja hingetud ja sellised noh jah, kunstlikud, aga ma ei leia selleks sõnastust. Võib-olla võltsid, võib-olla külmad. Sama on ka piltidega tegelikult. Väga paljud lasevad ennast pilte teha, aga selles pildis, mis sinust tuleb, jah, ta võib olla ilus, aga seal pole enam seda sinu loomulikku hingestatust ega siis ka ilu. Kes muidugi mida iluks peab. Seega, nii nagu mul pole kunstripsmeid, nii nagu mul pole kunstküüsi, nii ma ka ei eelista kasutada AI-d, kuna see tasapisi võtab ära, nii nagu kunstküünte ja kunstripsmete puhulgi, selle loomuliku ilu taju ja ka väärtuslikkuse maailmapildis. Nii et luba endal olla just sellisena, nagu sa oled, täiuslik ja või ebatäiuslik, aga sa oled oma eheduses, omas teadlikkuses. Ja kasutades AI-d, annad sa vaikselt ja vaikselt ära kogu selle oma identiteedi, oma teadlikkuse ja suutlikkuse olla oma elu looja. Ja nüüd vaatame 3 kaarti, mida ma juba jõudsin välja võtta enne. Esimene kaart universumi poolt on sulle sõnum, et sa oled väärtuslik. Ja universum annab sulle kõike parimat ja sinu vajadused on kõik rahuldatud. Ja sul on vaja vaid universumi annid vastu võtta. Et olla igapäevaselt selles teadlikkuses, et sul on kõik olemas, sul on kõik ette nähtud. Sul tuleb vaid olla vastuvõtmises ja teadvustamises, et sa oled väärtuslik. Lihtsalt teadmises. Toetav kaart on selline sõnum, et sa saad seda teadvustamist, seda rahu ja teadlikkust luua ainult enda seest. Sa ei saa seda välisest enda ellu tõmmata või oodata. Sest sa suudad seda kõike vaid sellises mõttes, et millele oled sa, millised energiat sa enda sisemuses sisaldad, sellele oled sa häälestunud ja millele sa
häälestunud oled ja mida sa enda sees sisaldad, seda sa saad välisest oma ellu vastu võtta. mitte midagi muud, vaid just seda. ja olles armastuse teadlikkuses, tõmbad sa kõike seda, mis loob sinu ellu aina rohkemat armastavat. nii et armastuse tunne muudab sind veelgi armastavamaks. ehk siis, mida sa sisaldad, seda sa oma ellu võimendad, sest sa kirgad seda välja ja tõmbad välisest enda poole. ja siis sa suudad olla ka väärtuslik ja universum saab sulle anda just seda, mis on sulle ette nähtud, mis on sul olemas, sest kõik, mida sa oma elus saad, on tegelikult juba olemas. sa lihtsalt oled vastuvõtja. ja et selles olla vastuvõtja teadlikkuses, selleks ongi hea olla siis sisemises armastuses, vastuvõtus ja teadlikkuses enda väärtusest ja ka teadmisest, et see kõik on olemas ja see tuleb sinu ellu ja sa oled väärt seda. nüüd kolmas kaart on tavaliselt selline, mille läbi sa saad seda esimest sõnumit enda ellu lubada ja luua. ja kolmas kaart ütleb, et ela igapäevaliselt tänulikkuses. tänulikkus on kõrgema sageduse vibratsioonides olev emotsiooni energia, mis tõmbab just kõrgemas sageduses vibreerivaid asjaolusid sinu ellu. ehk siis millises teadlikkuse ehk sageduse tasandis sa oled, selline vastuvõtja sa enda elus oled. just seda tasandit saad sa vastu võtta. kui sa viibid kolmandas dimensioonis, siis sa koged just kõike seda, mis selles kolmanda dimensiooni reaalsuses on. kui sa viibid iga hetk päevaliselt neljandas või viiendas, siis sa saad kogeda just nende sageduste maailmas vibreerivaid energiatasandeid ja läbi selle ka siis asjaolusid, olukordi ja ka siis teemasid. nii et ole tänulikkuses igapäevalises ja teadvusta, et sul on imeline elu ja universum õnnistab sind hea ja väärtuslikuga. nii et kui sa oled sellises teadlikkuses, siis saab sul universum anda kõike, mida sa siia maailma tulles soovid, mõtled, aga need pärinevad kõik sinu enda sisemusest. mida sa mõtled, mõelda saad sa seda, millises teadlikkuses sa oled ja mida sa enda sisemuses sisaldad. kui sa oled armastuse teadlikkuses ja tänulikkuses ja sinu sees on rahu, vaikus ja teadmine, et see kõik nii on, et sinu jaoks on kõik olemas, et sa oled väärtuslik, siis sa lood enda ellu seda, sest sel juhul saab universum sulle seda anda. nii et ma soovin sulle olla vastuvõtja ja imelisi universumi ande järgnevateks selle nädala päevadeks, aga ka kogu sinu eluks, kogu su elus. nii, ma tänan, et sa kuulad ja toetad, kommenteerid ja like'id, oled tellija ja ka liitud, toetades minu aega, energiat ja hindad seda, mida ma teen.